Juure astendamine. Juure astendamisel kasutame järgmist valemit. See valem ütleb meile seda, et juure astendamisel, hetkel on siis M astendaja rollis, et juure astendamisel astendatakse juuritav ja tulemus juuritakse antud juurijaga. Näide 1, kolmas juur 2 ja astmes 2. Selle eespool toodud valemi järgi me võime kiiresti ümber kirjutada, et see on siis kolmas juur 2 astmes 2 ehk siis kolmas juur 4. Vaatame veel ühte ülesannet. 4. nüüd juur 2 ja astmes 6. Sama valemi järgi me saame kirja panna, et see on 2 astmes 6 ja nüüd meie saime, et astendaja on suurem kui juurija. See tähendab, et meie võime teguriga juuremärgi ette tuua ja kui meie sooviks väga pikalt näidata, kuidas see tegur tuleb ette, siis kirjutame lahti astme 2 korda 2 ja nii edasi 6 korda. Ja nüüd loomulikult 4 ühesugust tegurit võimaldavad meile arvu 2 tuua 4. juure märgi ette. No ehk sisuliselt me teeksime nõnda, et see on 4. juur 2 astmes 4 korda nüüd 4. juur 4. Korrutame neid läbi. Esimene juur ei ole midagi muud kui 2 ja 4. juur 4. Ehk see on siis vastuseks. Vaatame veel ülesannet, kolmas ülesanne. -5 juur A-st astmes 2 ja tõstetud astmesse 7. Loomulikult paneme tähele, et 7 on paaritu arv, meie astendatav on negatiivne, seega ka üldtulemus, ka lõpptulemus jääb miinusmärgiga. Ja nüüd kasutame eespoolt sinises kirjas valemit, et meie juurija on endiselt 5, aga astendajaks me saame nüüd 14, kuna meie astendasime A-astmes 2 ja topeltastendamisel me korrutame astendajad. Nüüd järgmisena paneme uuesti tähele, et 14 astendaja on suurem kui 5, seega peast jagades 14 5-ga saame, et on 2 tervet. See ütlebki meile, et täpselt A-astmes 2 tuleb juuremärg ette ning jäägiks on 4 jagamisel. Seega A-astmes 4 jääb ka juuremärgi alla. Et see on siis meie vastus. Vaatame veel ühte ülesannet. 1 pluss ruutüür 3 astmes 2. Tegemist on summa ruuduga, nii et kasutades summa ruudu valemit, me saame kirja panna 1 ruudus pluss 2 korda 1 korda ruutüür 3 pluss ruutüür 3 ruudus. Kasutatud valem on siniselt kirjas ja nüüd 1 pluss jätkame mustas kirjas 2 ruutüür 3 ja loomulikult ruutüür 3 ruudus on ruutüür 9 ehk 3. Tekkisid sarnased liikmed, need on 1 ja 3, 4 pluss 2 ruutüür 3. Ja veel üks näide. Olgu meil tegemist siis vaheruuduga ruutüür xy miinus 3x ja ruudus.
Nüüd vaheruudu valemi järgi paneme kirja, et x, y ruudus miinus 2 korda ruutüür x, y korda 3 ruutüür x ning pluss 3 ruutüür x ruudus. Saame x, y miinus 6 ja nüüd ühise juuremärgi alla meil satub x korda x ehk x ruudus ning korda y. Pluss viimane liige on siis 9 ja korda x, kuna ruutüür x ruudus on siis x. Ning lõppkokkuvõttes x, y miinus, nüüd paneme tähele, et tegemist on x ruuduga ruutjuuremärgi all. Seega saame miinus 6 x, y-it pluss 9 x-i. Loeme siin lihtsuse mõttes ka, et x on positiivne arv. Seega nüüd sarnased liikmed on miinus 5 y-it pluss 9 x-i. Ja olgu märkuseks veel öeldud, lisatud, et tegelikult meie x on tõesti positiivne, muidu meil ei oleks või ei omaks mõtet ülesandes ruutüür x-ist.